madrats täis, siis tuleb madrats panna ette. Tuleb võtta ratas. Ratas tuleb leida selline koht, et vaatama, et ei teeks katki mingit kõvade asjadega seda. Et kui on kartus, et stabiilsuse osas, siis võib panna rihma ümber. Ja siis saab hoida ka nagu enda juures seda paremini. Et üldiselt on see väga stabiilne see madrats. Kui nagu ei pinguta, siis ei tohiks nagu ümber ratast saada ajada. Eriti kui ta veel on rihmaga kinni. Ta on ikkagi nagu konkreetselt peab suruma peale. Vaatame, kuidas siin on. Kas siin tasub nendesse võsastesse kallastesse üldse minna või saab nagu solberdada jõe jääkmoona või... Jah. Nii, tule. Jõgi on selline... Mõnus. Kallas on mudane. Kangemad sellid, ma arvan, mõtlevad ka välja lahenduse, kus on kas 2 madratsit või on 1,5 madratsit või et saad nagu koos madratsiga ise olla peal. Rohkem, kui see madratsid katsi. Teise võimalik on ujuda. Siin selles lisajões on vool vaikne. Aga kui ei taha ujuda, siis niimoodi nööriga panna endale laevuke järele. Ja vahepeal saab kallast mööda lihtsalt, siin kui riibak on ja ees ära läheb, siis saab siin võsas ka kõndida. Aga kui riibak ujub, siis on ka teistel ujub. Aga siin ääres on üsna okei, ka lihtsalt niimoodi vees solberdas kõndida. Tehtud. Tehtud, jah. Nüüd on vool ikka maha läinud. Ja siin on vool sellest, et aru ees ei ole niisugust. Ja ma arvan, et teed saab seda otse üle minna, seal on täitsa selline kokku heinamaa, et ta ei ole väga hull. Jälle kui riibak ees, siis ei ole üldse. Et kui te olete selle ujumisega siis hakkama saanud, siis sealt jõe äärest tuleb selline kitsas rada, pakite ennast kokku ja võtate kõik asjad kaasa ja liigute seda rada mööda siis Kärkna Munga kloostri varemete juurde, kus on parklas see käru, kuhu panete, siis kes tahab maha jätta oma ujumise abivahendeid, need enda numbriga tähistatud kotikesega ja siis me transpordime need siis kuhugile. Tekib on nüüd küsimus, et miks selline etapp üldse ujuda rattaga mööda Emajõge või tassida seda võsas. Esiteks, see on nagu ekspeditsioon, et see on alati mees või naine vastu loodust ja tuletame seda aega meelde, kui teid ei olnud. Näiteks seda sama aega, kui see Munga klooster siin Kärknas, millest on praegu ainult vallid müüride asemel tegutses, et kuidas nemad siis liikusid. Neil ei olnud madratsit, pidid kuidagi moodi saama niisama üle. Ja teine tribüüt on siis 44. aasta augusti lahingutes osalenutele, et kus siis küll venelased, võib-olla ka Eesti mehed siis Vene armees üritasid mööda üle siis jõe tungida ja enda positsioone kindlustada siinpool jõge põhja pool. Ja samas siis eestlased, sakslased, Soome poisid kaitsesid siit poolt. Et kui te siit nüüd edasi hakkate minema rattaga, siis te näete ka, sõidate mööda lahingute mälestusmärgist. Nii et andke seal au. Vot sellised mõtted.
et ei ole tegelikult midagi väga hullu. Ta võtab lihtsalt aega, kõik saavad hakkama ja teil on alati võimalus minna kaldale puhkama. Kes tahab, võib ujuda kogu tee, kes tahab, võib kõnnida seda kallast, võserikku ja mätastega heinamaad minna. Ja kindlasti on see meeldejääv katsumus ja ta on jõukohane kõigile. Võtab lihtsalt näiteks aega.